vahel, kui meil oleks mingisugune selline valusate kaotuste välimääraja, siis tänane oleks vist üks kõige valusamaid üldse, mis su treeneri karjääris on või kuidas sa selle liigitaks? Ma ei vaata neid enam seepärast, et tõenäoliselt neid koguneb mingi arv aja jooksul ja kui sa nendele väga keskendud, siis nagu siin treenerina edasi ei vii, et tõenäoliselt kui suurt mängu mängida, siis need valusad kaotused tulevad igatepidi, et tulevad nad varem või hiljem või rohkem või vähem, et mina neid kokku ei loe ja võistkond tegi täna kõik endast maksimumi ja meie ka treeneritena terve see nädal, et kui see praegu on see, mis me suudame, siis tuleb sellega leppida, mõrupill alla neelata, aga kindlasti mitte alla anda ja kuskil nina nurgast norutama hakata. Täpselt nii, nagu sa ütlesid, et tõenäoliselt ülekaalukalt hooaja parim mäng meil, mida sellest mängust nüüd järgmistesse voorudesse kaasa võtta? No vastasvõistkonnad hakkavad muidugi nagu erinema ja tekib selliseid mänge, kus me oleme nagu kohustatud võitma, et täna võib-olla oleks selline viigipunktiga jällegi nagu tagantjärgi nagu Flora või Kaljugi vastu pidanud rahul olema ja oleksime olnud, aga kaasa tuleb lihtsalt võtta kindlasti see mentaliteet, millega nagu kuni selle viimase hetkeni mängiti, ja tegelikult ka ju lõpus keskjoone pealt 5-6 mängijat tormasid seda ju viigiväravat lööma, et ei olnud sellist asja, et jääme keskjoonele seisma, enam ei usu, et võistkond hoiab praegu kokku ja on treeningutel tubli ja see on hea märk nagu, et me kindlasti võtame need punktid teiste vastu ära, mis meil nagu võtta on ja kui suurtega mängud tulevad, peame olema paremad. Jah, aitäh sulle, Karel. Siim, tänase mängu kohta võib vist öelda nii lähedal, aga ikkagi nii kaugel, et kui see pall seda latti tabas, siis tundus juba, et äkki 3 punkti, aga läks teistpidi. Jah, kahju, et lõpus oli endal paar head šanssi, et Singal samuti, et ise ei löö, et lüüakse sulle, et nagu vana see tarkus on, et ma usun, et mängisime hästi, täpselt nii, nagu oli vaja, et nii, nagu oli kokku lepitud. Võtsime neil keskelt selle ruumi ära, võitsime taga kogu aeg pallid, ise saime kiiresse minna, et ma arvan, et mängupilt ja kaitsepool oli väga hea, lihtsalt see viimane nende rünnak, et mis siis väravaga lõppes, et jah, kahju, väga kahju. Ja lõpetuseks veel selliste valusate kaotustega, kui vaadata positiivse külje pealt, on alati hea see, kui järgmised mängud tulevad kiiresti peale. Järgmine nädal juba kolmapäeval mängime Leegioniga, laupäeval sõidame külla Narva Transile, et meie fännid ootavad seda esimest võitu kodus, et milline on sinu sõnum neile? Ja just kahju, et me ei ole hooaja algus suutnud neile seda pakkuda, et ma ütleks, et Eesti parim kunstmuru on meil Paides siin ja 3 väga tähtsat mängu, need oleme kõik lõpus ära andnud, et väga kahju, aga ma näen tribüünil, nad siiamaani usuvad meisse ja nende toetus on ülimalt tähtis ja oluline meie jaoks, et ma loodan, et nad siiamaani jäävad meiega ja me suudame neile ka selle esimese koduvõidu pakkuda.